räägime sellest, kuidas asjad põrkavad või vastupidi, ei põrka. Kiivrid peas, ohutus tagatud. Laseme pallid lendu. Kaisa ja Arto, teie peate tegema nüüd konstruktsiooni, mis ei lase pallil nii kõrgele põrkuda. Kõige paremal juhul ei põrka pall üldse. Konstruktsiooni pind peab olema valmistatud vineerist ja see peab olema horisontaalne. Pealispind peaks olema 18x18 ruut vähemalt. Kelle pall põrkab kõrgemale, põrkab välja ka tänasest saatest. Läks! Alustame kõigepealt reeglitest. Võistjatel oli öeldud, et nende konstruktsiooni pealmine pind peab olema vineerist ning horisontaalne. Miks selline reegel? Väga lihtne on teha konstruktsiooni, kus pall väga kõrgele ei põrka. Selle jaoks otsi välja kilekott, pane see vatti täis ja kukuta see pall sinna sisse. Küll aga nõuab palju rohkem mõtlemist konstruktsioon, mis oleks tasapinnaline ning mis oleks altpoolt vedrustatud. Ehk siis sisuliselt peaks see plaat suutma näiteks kinni püüda muna, mis võiks jääda terveks. Inimesena on see teatava kõrguseni suhteliselt lihtsasti teostatav. Ka selle palliga saan ma lihtsalt seda plaati alla liigutada ja pehmendada seda kukkumist. Ning saan selle palli siia lihtsa vaevaga väga väikese põrkega kinni püüda. Kuidas nüüd teha selle plaadi alla selline konstruktsioon, et pall võimalikult vähe põrkaks? Siin tuleb valida õige plaat. Võistjatel oli kasutada selliseid pisikesi plaate ja siis oli kasutada erinevaid pisut suuremaid vineerist plaate. Nende väiksemate plaatidega on aga selline murekoht, et võistletel oli lisaks veel üks reegel, mis ütles, et selle pealmise pinna suurus peab olema minimaalselt 18x18 cm. See plaat on niipidi üle 19 cm, kuid niipidi 15 cm, mis tähendab, et see plaat pealmiseks pinnaks ei sobi. Miks oli see 18x18 reegel? See on sellepärast, et lae alt kukkusid meil golfipallid ning põrandale oli märgitud ruut, mille sisse meie saame tagada, et need pallid alati kukuvad. Ja see ruut oli 18x18 cm. Võistlejal ei olnud valikut võtta seda riski, et võib-olla ta kukub siit plaadist mööda ja läheb vastu maad. Me ütlesime võistlejale, et te peate lihtsalt katma ära kogu selle pindala. Sellest ka see reegel. Kas see tähendab, et väikest plaati ei saa üldse kasutada? Sugugi mitte. Võid kasutada ka väikest plaati või õigupoolest mitut väikest plaati. Kui panen need kaks plaati omavahel kokku, siis on mul juba 30 cm korda 19 ja midagi peale sentimeetrit tasapind, mis on vineerplaadist. Seetõttu selline lahendus oleks olnud okei. Kas peaks tahtma kasutada sellist lahendust või peaks tahtma kasutada suuremat plaati? Siin tuleb mõelda selle peale, mis teeb ühe põrke heaks põrkeks. Väiksem plaat on väiksema massiga, mis tähendab, et väiksem plaat on vähem inertne. See tähendab seda, et väike plaat jõuab kiiremini hakata põrke tagajärjel eest ära liikuma. Näiteks, kui meil on siin üks švamm selle plaadi all, siis kerge plaadi puhul tuleb pall, lükkab kõigepealt plaati ning plaat hakkab liikuma ja lükkab švammi kokku. Ja siis alles põrkab võib-olla pall siit ülesse. Kui meil on aga raskem plaat, näiteks 2 korda massiivsem plaat, siis võib juhtuda, et pall tuleb, lükkab kõigepealt plaati. Plaat hakkab liikuma, kuid enne kui plaat jõuab oluliselt seda švammi siin all deformeerida, on pall juba üles ära põrganud. Ja seda kõike sellepärast, et mida raskem on see objekt, seda raskem on meil teda liikuma panna. Seega tuleks valida võimalikult väheinertne tasapind, mis annaks võimalikult kiiresti võimalikult palju energiat allapoole edasi pehmendavatele objektidele. Mida kasutada pehmendavate objektidena? Üks variant on kasutada švamme. Kui švamme kokku suruda, siis lähevad nad kokku ja neelavad energiat. Teine variant on kasutada näiteks paberit. Mul on siin üks sodipaber ja võin selle lihtsalt kokku kärtsutada. Ka selline kortsutatud paber neelab üpris hästi energiat. Kui siin peal on plaat ja siia midagi kukub, siis surutakse see paberinutsakas veel omakorda kokku ning see protsess neelab samuti energiat. Kui seda ülesannet läbi katsetasime, siis minu lemmikviis energia neelamiseks oleks midagi sellist, mis deformeerib ka seda pealispinda. Esimesed prototüübid tegin mina hambatikkudega. Näiteks kui panen siia ühe serva alla hambatiku ning
teise poole fikseerin kuidagi jäigemalt, siis kui pall kukub selle plaadi peale, läheb hambadik katki, tasapind muutub kaldpinnaks ning pall ei põrka enam otse üles tagasi, mis tähendab, et vertikaalsuunas olnud liikumise energia suudan muundada osaliselt horisontaalsuunas liikumise energiaks. Sellisel juhul ilmselt näeks see põrge välja midagi sellist, et pall tuleb otse ülevalt alla, läheb siia vastu, lükkab plaati, plaat kukub alla ning nüüd pall põrkab siit seesuguse nurgaga eemale. Sellisel juhul aga põrke kõrgus endiselt oluliselt väheneb. Ning selle põrkepinna deformatsiooniga jõuame omakorda algusesse tagasi, kus ütlesin, et väga lihtne on palli püüda, kui püüata näiteks mingit pehmet materjali täis koti sisse kinni. See on ka see lahendus, millest kohtunikud rääkisid, kui kommenteerisid Kaisa esimest lahendust, kus ta tegi papptorni ja sinna peale teibist võre. Kui nüüd selle teibist võre oleks katnud nende samade väheinertsete väikeste vineerplaatidega, siis oleks pall nende vahelt vupsti sisse kukkunud ning jäänud kinni sinna pappkasti sisse. Seda sama lahendust proovis ka Aigar koheselt pärast saate lõppu ning panengi siia lõppu klipi sellest, kuidas see töötas. Nagu nägime, siis selles videos küll pall hüppas lõpus napilt üle selle kasti ääre tagasi välja, kuid põrke kõrgus oli siiski oluliselt madalam kui võistlejate lahendustes. Et seda põrget veel vähendada, oleks pidanud lisama sinna sisse veel objekte, mis energiat oleks saanud neelata. Švammid, kokku kärtsutatud paber, võib-olla veel erinevaid papitükke, mis suunaksid seda palli eri suunas seal kasti sees liikuma. Kõik need objektid, mis kasti lisada, aitavad kaasa sellele, et vähendada kukkuva keha energiat ning nii saamegi ohutult objekte maandada.